Tere, olen Olavi Sõna. See on siis minupoolne kommentaar enne kui podcast käima läheb. Et podcasti teises pooles me räägime turvalisusest ja tahaksin omalt poolt öelda, turvalisus on väga oluline ja kui sa hakkad shibariga tegelema, siis kindlasti tuleks sul uurida, kuhu võib nööri panna, kuhu ei või nööri panna, kuidas inimest vigastada ja kuidas läbirääkimisi pidada, mis on erinevad ohud. Isegi kui see hirmutab sind, siis see hirm on ainult positiivne, et see teeb sind ettevaatlikumaks teise inimesega, sest et tema elu on sinu kätes ja ma soovitan igal inimesel, kes hakkab shibariga tegelema, kindlasti uurida võimalikult palju turvalisuse kohta. Aga nüüd podcasti juurde. Tere, Jarmo! Tere! Et sina oled siis Kinkster või Kinki ja põhiline, kes tegeleb sidumisega, siduja. Tere, jah. Et tere tulemast see podcasti. Et räägis natukene endast. See on hästi raske küsimus, et räägi endast, eks ju, aga sidumise ja shibari suhtes ma mingi 15 aastat vahelduva eduga sidunud inimesi, peamiselt naisi kahjuks, ma olen proovinud mehi ka siduda, aga ei tule välja, see kuidagi ei tööta minu peas õieti. Ja Kohe, segan kohe vahele. Et mis oli sinu jaoks see vahe või miks see toimib? Et ma olen ka paar korda sidunud kergelt nagu, et see on tõesti väga erinev tunne nagu, et kuidas see sinul oli? Nagu? Mehed on füüsiliselt nii teistmoodi ehitatud. Mehed on kolmnurksed, eks ju, neil on laiad õlad ja siis nagu sa seod ülevalt alla ta kinni, siis kõik kukub põrandale, sest ta on porgad, koonus. Ja meestel ei ole... Ma ei tea, äkki on see ka, et kuna ma olen suhteliselt hetero, siis meestele lähedale minek tundub kuidagi oma pea sees teistmoodi. Et naisele lähedale minek on alati eriti veel domineeriva mehena siis kuidagi loomulik. Aga mehe puhul, ka alluva mehe puhul, see on täiesti mentaalselt teine tasand. Ja kui mentaalselt teistmoodi sisse minna, siis sidumise osa on ka, ma kindlasti proovin kunagi uuesti, kui võimalus tekib, aga jah, see meeste sidumine on palju keerulisem. Sealt järgmiseks siis, jah, kuna ma tegelen käsitööga ja igasuguse käsitööga ja meremees käsitööga ka vana sellised sõlmed asjad, siis nöörid ja sõlmed ja kõige nende tegemine ja on kuidagi nii loomulik osa mu elust, et teengi teistel inimestel ka shibariga nööre, kes tahavad ja olen müünudki juba mõned pundid maha mõnedele inimestele, kes on osanud küsida ja siis ma vahest tegelen nendega, jah. Et sa müüd shibari nööre? Jaa, ma olen inimene tellinud mult, et kuule, et sul on jube kihvtid nöörid, et ma tahaks selliseid. Ja mingi hetk tegin näiteks roosasid nööre terve peotäie. Tänaseks ei ole ühtegi alles, sest kõik võeti käest ära. Jäta mulle ka üks, nüüd jätad ühe tal. See on tõesti võib-olla roosasid nööre näinud, nagu ma näinud punasid ja mustad, nagu punased tegi popivad. Tegelikult roosa ju tuleb sellepärast, et punane ei tulnud välja. Hästi liitne. Aga jah, inimestel on see nööris endas see esteetika on hästi oluline. Ja kuna minul näiteks ei meeldi, kui on shibari nööri otsas sõlmed. Minu meelest see on robustne, paks ja see ei mahu kuskilt läbi, ta on hästi mugav. Mina teen kurat, mis eestikeelne õige sõna on? Ehk siis inglise keeles on splicing, aga põhimõtteliselt ma punun selle otsa kinni nagu teise nagu õhema nööriga. Selle kohta on kindlasti mingi sõna ka. Mul on eestikeelne sõnavara täiesti hukas. Ja ma teen selliseid. Need näevad ilusad välja, ta on kuidagi hästi korrektne ja siis ta ei ole nii jäme punn seal otsas, mida kuskilt läbi sikutada. Ei tule neid nagu sihukese nügimishetki, mis väga tihti tuleb sõlmedega. Äkki ma ei ole piisavalt hea siduja muidugi, et kui ma vaatan, kuidas Nagor või teised kuulsamad sidujad on sidunud, siis need lasevad aga minna. Eks. See näeb... Ja, et mul ka vahest jäävad need kinni nagu ja ma olen isegi paar korda pidanud isegi
nöörid läbi lõikama, sest et kui on nagu siuke väga suure pinge all, see lihtsalt ei tule sealt kuidagi välja nagu. Siis ma olen selle otsa lihtsalt lausa ära lõiganud. Et väga huvitav seal see. Siis kuidas sina sattusid Shibarisse? Ma mingi hetk oma endises elus jõudsin selle koha peale välja, kus ma hakkasin otsima mingeid alternatiive oma sees olevatele asjadele ja tegelikult kuna see kinki ja BDSM maailm oli esimesena, mis tuli vastu, siis sealt Shibari oli selline sisseviskaja sinna. Ehk siis natuke selline peab olema osa, millega nagu inimesed tegelesid ja ka selles mõttes nagu parketikõlblik. Et kui sa tegeled Shibariga, väga palju kuulsused on tunnistanud juba Sofi Oksanen ja kõik sellised, et jah, väga äge on. Eestis samamoodi. Siis tulebki välja see, et nagu see on põhimõtteliselt sellest tuleb selline, mis peab olema, et sa pead oskama. Mina ka pidin oskama, käisin mingeid kursuseid asju ja üritasin osata. Tollal see edu ei olnud väga hea sellele, aga jah, sealt see nagu sai alguse. Ja siis mingid inimesed, kes mu ellu on voolanud, on mõjutanud väga palju seda, et mismoodi ja mida ma nööridega teen. Ja mul on olnud õnn kohata oma elus inimesi, kes on väga inspireerivad ja edasi viivad ja kes oskavad tulla ja olla ja seisavad lihtsalt paigal ja värisevad mingit naudingust, kui sa lihtsalt punud nööre ümbert ära, siis kuidas sa jätad sellise inimese sidumata, mis sa seodki ja õpid sedasi, et sa vaatad tabletist tema õpetust, eks ju, Tetachi näiteks on väga-väga hea lehekülg, kihvt tüüp, kes õpetab ja kunagi aastaid tagasi, kui ta alustas oma nende netilehekülgedega, siis ma leidsingi selle, panin selle tableti kõrvale, sidusin, lammutasin ja siis mul oli üks köiejänku, kes lihtsalt nautis orgasmideni seda, kui sa lihtsalt tõmbad aeglaselt nööre laiali ja väga kihvt oli. Just. Mis on nöörid sul lõpetanud? Kommunikatsiooni. Väga-väga palju kommunikatsiooni, sest et selleks, et eriti ma üldiselt väldin ise inimestele nööride nagu õpetamist või nööride tutvustamist. See peab tulema sealt inimeselt endalt, see initsiatiiv, aga selle järel selle inimesele, et sa leiad selle koha, et kus kohta tema ellu või tema mõttemaailma need nöörid sobivad, mis see on see teraapia talle, on see argipäevast ära põgenemine, on see äge powerplay, mis iganes, aga alati igal inimesel on see oma siuke auguke, kuhu see peab mahtuma. Kui seda ei ole, siis ta ei mahu ka sinna. Ja mis see küsimus oli? Ja mis õpetanud on sulle? Ja see on õpetanud just seda osa, et kuidas inimest vaadelda, leida see kommunikatsioon, kuidas sellest inimesest nagu, kuidas talle see presenteerida. See on nagu kõige ägedam asi. See tegelikult kannab edasi mujale ellu ka, et sa õpid inimesega suhtlema vaadeldes teda, et kuulad, vaatad, mis ta räägib sulle ja siis üritad sealt nagu leida selle koha, et mida sa tahad talle nagu anda, et kuhu see talle mahub. Siis ta üldiselt läheb paremini kohale ka. Ja mul on ka tunne, et see, või et mul on ka tunne, et nöörid on kommunikatsioonivahend, et see on nagu teisel tasandil, teisel viisil suhtlemine, et isegi võib läbi erinevate poolte endas ja teises inimeses, et jah, on väga huvitav. Et ja nagu ütlesid ka, et vaatlemine, et õpid rohkem vaatlema ja jälgima nagu, et seda kindlasti ka. Ma olen selles suhtes nagu natukene nagu olen nagu ornitoloog, et ma vaatan inimesi. Ka kui ma tulin, siis ma istusin pargipingi peal, vaatasin inimesi, kes läks haiglasse tööle, eks ju. Jah, väike kiiksud on mul ka omad, mida ma vaatan inimeses, aga sama nagu pädeb nagu see Shibari poole peal ka, et tegelikult ka siis, kui see inimene on sul siin lähedal ja hästi, ma seon nii, et ma olen hästi lähedal. Ma seda kaugas distantsi pealt sidumist ei oska. Et ma võtan inimese endale hästi lähedal, aga samas siis juba see visuaalne efekt kaob ära, aga me räägime ikkagi ju sellest aistingust, eks ju, et inimene hingab ja tunneb ja väriseb ja higistab ja võib-olla külmetab, eks ju, ihu peale tuleb pisike kananahk ja kõik need
väikesed sellised kihvtid kohad. Need on need, mida mina söön. Ja kui ma saan selle inimesest kätte, siis see on täiesti teine asi. No siis, kui hakkame haiget tegema nööridega, siis me oleme täiesti eri maailmas. See kõik nagu korda 100 000. Ja see on niisugune äge voog, mis sealt välja tuleb inimese seest, et see on lahe. Mis on sinu superpower Shibaris? Puudutus. Kindlasti puudutus. Kui ma olen endiste partnerite ja nagu kaaslastega rääkinud ka, siis see, mismoodi ma puudutan inimest. Ja see on ilmselt see. Et ma muud ei... Ja, puudutus on kindlasti see, mis jääb peamiseks. Räägi lähemalt, et mul võib-olla hea öelda, aga ma täpselt ei tea, kuidas küsida. Ega see on tõesti väga huvitav, sest et on erinevad viise, kuidas puudutada ja et jah. Üks tark mees kirjutas kokku just 5-astmelise puudutuse juhendi, see ei ole minu enda välja mõeldud, aga ta kirjutas selle nagu kokku ja seda ma olen nüüd nagu uurinud ausalt öeldes. Mul on veel esimene ohver leidmata, kelle peal ma saaks selle ära katsetada. Ja seal on nagu 5 puudutust, ehk siis ta jagas need ja just nagu Shibari 0-st alates. Ja ta jagas need kuidagi üle pullilt, et esimene on see, et sa puuduta nii, et sa ei puuduta. Ehk siis sa lähed inimesele lähedale, aga sa ei puuduta teda, ihukontakti ei tule. Aga sa oled lähedal, ka nööridega saab seda sama teha, sest sa saad ju tegelikult punuda nööri millegi ümber, ilma et sa seda eset või inimest seal puudutaksid. Teine on see, et me puudutame neutraalselt. Ehk siis mingid turvatsoonid inimesele, õlad, eks ju, põlved, mis kellegi puusad näiteks. Et see on nagu teine faas, ehk hästi neutraalne. Sealt edasi on selline nagu lähedane puudutus, ehk siis me läheme nagu ligidale, me puudutame peaaegu igalt poolt, aga seal puudub see nagu erootiline osa. Siis kolmandaks on selle erootilise osa nagu puudutus, ehk siis me üritame õrnalt puudutada inimest nii, et kõik see muu juures tuleks ka see erootiline laeng sinna juurde. On see siis rinnanipu või on see mingid erogeensed tsoonid kuskilt. Jah, me ei lähe kohe nagu genitaalide kallale, aga nagu inimene on ju kõik üks suur suguelund, kui piisavalt nagu surinat sinna tekitada. Ja siis see viimane faas siis nagu puudutusest ongi see, et puudutataksegi selle eesmärgiga, et tekitada seksuaalset rahuldust. Kuna tegemist oli inimesega, kes nagu laias laastus tegeleb rohkem nagu seksi poolega, mitte BDSM poolega, siis tegelikult sinna juurde tuleb ka valu. Et ka köitega saab väga palju haiget teha või siis seda, ütleme, mentaalset powerplay'd ja kõike seda mängida. Et seal on veel oma osakond, mis on täiesti nagu paralleeluniversum, et see töötab teistmoodi. Väga põnev. Räägi lähemalt valust, et võib-olla inimesed, kes kuulavad, võib-olla ei saa aru, miks peaks keegi tahtma kellegile nagu haiget teha, et... see on väga põnev koht. Miks keegi tahab teisele haiget teha, on sellepärast, et teine lubab endale haiget teha. Kui me BDSM-i võtame põhjaks, siis tegelikult me räägime ju nagu 3 ainsust, safe, sane, consensual. Ja see viimane osa seal, see konsensuaalsus, ehk siis teine inimene peab lubama endale haiget teha, see kommunikatsioon, mis seda eeldab enne, kui sa kellelegi üldse haiget saad või tohid teha, on ju meeletu, eks. Ja selle jaoks peab klappima ja see peab töötama ja peab olema õige päev, hetk ja nii edasi. Aga see nauding, haiget tegemise nauding on tegelikult minul taandub tagasi selle sama reaktsiooni nägemise peale, reaktsiooni tunnetuse peale. Kui ma vajutan inimesele mingisugust närvipunkti näiteks pöidlaga ja ta selle peale lihtsalt kogu tema hingamine, kogu olemus muutub. See on meeletult nauditav. See on, ja köitega on täpselt samamoodi ka tavaline sidumine, et kui sa pärast võtad köied ära ja silitad neid rope marki, sinna jääb see ilus pisike muster peale, sa lased sõrmega õrnalt üle ja sa näed, kuidas inimene nagu õrnalt hakkab vibreerima selle peale. Seal on asju, mis on nii ägedad, mida tasub proovida ja mis on seda väärt. Haiget tegemine ei ole see esmane asi selle juures, aga see on hea. Väga huvitav. Saad sa rääkida äkki mõne
mõne põneva loo oma sellel teekonnal? Mingi esimene, mis pähe tuleb? Ai, see on pagana raske küsimus. Põnev lugu. Tegelikult jaa, põnev. Milline neist on kõige põnevam? Kõik lood. Kõik lood on põnevad. Jaa, nendel on oma see mingi asi, siis kui mõtled peas läbi. Püüan sellist, okei, räägi mõni lugu, mis sulle esimesena meelde tuleb? Pean lugusid täis. Üks ägedamaid kogemusi oli see, kui mul üks tuttav tuli välja, et me aastaid ei suhelnud ja siis kuidagi tuli Shibari jutuks. Oi, aga sina ka seoda. Ütlen jah, aga proovime. Ja see läks kuidagi jube loomulikult selle kohani välja, et mul olid need roosad nöörid, punakas roosad nöörid, mille peale siis temal oli täpselt sama värvi juuksed sel päeval. Okei, et teeks sellest mingit ägedat, prooviks pilti teha. Ja sellest sündis niisugune lahe hetk, kui mul suvilas õues oli mingi 16 kraadi külma, paks lumi, kuusk ja siis seal kuuse all on tulipunaste juustega alasti tüdruks seotuna tulipunastesse nööridesse. Ja sellest sündis niisugune pilt. Täiesti spontaanselt, see mismoodi see inimene ta lihtsalt tuli, võttis riided ära, davai, teeme. Ja ma olin alguses, okei, teeme. Ja uus inimene, uus asi meil ei olnud aga me toona klappis jube kihvtilt ja ma olen talle igavesti tänulik selle kogemuse eest, et see oli nii lahe ja me saime jube ägeda pildi. Ja see on siiamaani sotsiaalmeedias siin seal üleval ja see ikka veel toodab mingit ägedat tagasisidet ka. Et see pilt on jäänud elama oma elu ja temaga on mul paar pilti veel sellist, mis on niimoodi jäänud keerlema, et selles mõttes näiteks see lugu, eks ju, et need toodavad mälestusi. Yes. Häid mälestusi, mida pärast meenutada. On sul mõni piinlik lugu? Ma arvan, et ei ole. Sest et ma ei tunne väga piinlikkust selle pärast, mida ma olen teinud. Mõned asjad lähevad valesti ja ma ei jookse hirmsa hooga sisse olukordadesse. Ma alati üritan pigem vältida mingeid siuksi. Seda on mulle öeldud ka, et oi, et aga sa oleks võinud. Aga ma ei saa sellepärast, et ma ei ole veel kindel, kas see on hea aeg. Ma muidugi kindlasti on mingid asjad maha ka maganud. Ma olen maha maganud mingi flirtimisüritusi elus, ma ei tea, ma arvan, tuhandeid. Ja pärast inimesed, kuule, aga sa olen siis märganud või. Aga ja ma väga ei ole piinlikke hetki. Mingid, ma tea, mul on kukkunud mingi mänguasju seljakotist välja kuskil avalikus kohas. Samas, kui piinlik siis on, kõikidel meil on neid, eks. Et valehäbi asju on maailmas hästi palju. Ja see on ka see, miks hästi palju ollakse kapis oma asjadega ja üritatakse hästi salaja neid teha. Tegelikult seda kõike ei pea salaja tegema. Märgid võivad olla, sul võivad olla mingisugused pisikesed elemendid elus, mis kannavad sind edasi, on see käevõrru või on see mingi kaelakee või kõrvarõngas või seljakoti peal mingi bänner või need lihtsalt, need, kes teavad asjadest, need teavad ja kes ei tea, siis nendel polegi vaja teada, nad ei saa aru nagunii sellest. Mul on piinlik hetk. Jagasin mingi kogemata köiestuudio selle reklaami Facebookis omal seinale avalikult. See oli väheke piinlik moment, sest esimene kommentaar tuli mu emalt. Ja see ei olnud üldse siukene, et vaid see oli what the fuck. See oli natuke piinlik. Aga kuidas on sinu kogemused olnud nendel teemadel vanilladega, et tavainimestega, et kui te olete neid teemasid arutanud? Ei ole. Ma ei aruta väga vanilladega nende teemad. Okay. Mul on tutvusringkond on siin aastate jooksul sisuliselt vahetunud välja BDSM-alaga kas või kuidagi moodi kokku puutuvateks inimesteks. Mul on paar lapsepõlve sõpra, ma olen tavaline mees, keskeas, mis tähendab seda, et ma sõpradega seksist ei räägi, eks ju. Sest ei pea rääkima, pole vaja. Rohkem kui hädavajalik. Ma ei ole kunagi aru saanud sellest, et miks ma peaksin oma magamistoa asju teistega arutama või teistele ette kandma. Sest kõik, mida sa annad välja, verbaalselt on ju tegelikult sa pead ju kuulaja vastutuseks, et mida kuulaja kuuleb
ja kas ta on valmis seda vastu võtma. Ma olen käinud hästi pikkasid vestlusi inimestega, kes, ma rääkisin oma emale kõik ära. Aga, ja siis, mis sa siis tegid? Siis ma panin asjad kokku ja läksin koju. Mõtle, mis sa selle emale tegid. Et sa tegelikult ju rääkisid selle emale laua peale siukse suure hunniku mingit asja, millest ta mitte midagi aru ei saa. Ja jalutasid minema. Saad teha niimoodi kallile inimesele, eks ju. Et parem on siis jätta rääkimata. Et asju tohib teha ja siis on see teine äärmus. Mererannas tüdruk, superkeha, väiksed pisikesed stringid jalas ilma rinnahoidjateta ja selg on, sa näed, et seal on piitsajäljed on nagu aelast kandadeni ja lihtsalt rahulikult võtab keset päeva päikest rannas. Et see tüdruk röögib välja, et ta on selles maailmas, et ta teeb seda asja ja siis on just need inimesed, kes, et vaniljedega on selles mõttes hästi raske, et nad ei laksa seda läbi, et miks on valu, mis seal dünaamikad, asjad, kõik. Ja siis nendel on parem mitte seda rääkida. See teeb nende elu ainult raskemaks, see ei tee nende elu kergemaks. Ja minu kogemus on see, et mina nagu räägin avalikult nagu kõigiga, aga osad nagu tahavad kohe teemat vahetada ja osad lähevad nagu põlema, et see on see, et nagu mõned, et see on ka suht polaarne kogemus, et kas mõned tahavad ruttu teemat vahetada või siis on see, et räägi mulle veel sellest. Ja loomulikult, aga inimesed, ma olen inimeste jälgija, mis tähendab seda, et kunagi, kui ma mingi aasta aega korraldasin BDSM pidusid, ma olin igapäevaselt selle asja sees, ma nägin sadu ja sadu uusi inimesi, kes tulid uksest sisse ja tutvustasin neile seda klubi ja kohta ja rääkisin nagu reeglid asjad ja seal tuli ka täitsa vaniljasid uksest sisse ja oli neid, kes vaatasid niimoodi ringi, tegid minuga selle tuuri kaasa ja siis jalustasid uksest välja. Täitsa sõna lausumata, lihtsalt jalutas uksest välja. Ühe ma püüdsin kunagi kinni ka, küsin, mis juhtus, sest et nagu. Ja siis tal olid mingid lapsepõlve traumad välja tulnud, me rääkisime mingi 20 minutit trepikojas lihtsalt juttu. Ja pärast, et sa ei tahet rääkida, ma tulid, et ta oleks jäänud nagu selle tundega üksinda. Ja see ongi see, mida kunagi, kui minul oli ka mentor, Angeelika, kes oli skeenes hästi tuntud inimene, võrratu naine, tema oli see, kes mind esimesele peole kaasa võttis ja üldse nagu, minuga nagu aktsepteeris selle, et mina muukeelsena inimesena sinna nagu keskkonda sulandun. Ja võttis mu käest kinni, et lähme. Ja tema kunagi ütles ka, et Jarmo, et mäleta seda, et kui see inimene on korra selle ukse lahti teinud, siis see uks läheb selja taga kinni ja vanilje poole peal enam tagasi teed ei ole. See on hästi karm risk, ja selle järel kõik, kui muidu sul on olnud Tinderis, kus on 100 000 inimest, siis sinu Tinder läheb piisikeseks, kus on, sa leiad 10 inimest aastas. See on hästi jõhker inimesele teha niimoodi, ei tohi teha. Ei tohi kiusata inimesi sellega, et tood kuskilt maailmast teise maailma ja siis see on riski. Tahtsin rääkida sinuga, sa ütlesid, et sa sind toodi võõrkeelsena kuskile, alguses sai, et sul oli mentor tõisind teise kohta, et saad sa rääkida teistes riikides olevatest shibari kommuunidest, et kuidas need erinevad Eesti omadest või mis seal, kuidas et tutvustada neid nagu mul. Jaa, see ongi see üks asi, miks ma suga ühendust võtsin ka. Kuna ma ise tegelen Soomes sellega ja olen kõik selle õppinud Soomes, siis mul on, ja nüüd on hakanud Eestis enam-vähem, ma ei tea, äkki see on kogemata või tegelikult ka on hakanud maailmas välja paistma rohkem see kõik alternatiivseksuaalsus ja siis seal on hästi palju võrdluskohti. Nüüd, kui Eestis shibari on selline tantra vanilje segu, et tuleb kuidagi sinna hunnikusse ja see kuidagi sealt edeneb ja kui vaadata täna kirjutada Google'sse otsing shibari ja Eesti, siis sealt tuleb välja tantra nagu praktiliselt kõrvalsõnana kohe. Soomes vastav on BDSM. Ehk siis shibari ja BDSM on omavahel seotud. Ta on palju nii-öelda dark ground või pimedama poole peal, aga ta on olemas. Kui Eestis ta on selline pehme ninnu-nännu, võtame sülle, teeme pai, hingame
kuskile kohta, siis Soomes ta on selline, et seome kinni, riputame üles, teeme haiget. Ta on palju rohkem sealpool. Aga ma pean jälle disclaimer, et see on minu kogemus asjast, et kellelgi teisel võib olla täiesti vastupidine kogemus. Et see paratamatus. Aga jah, Eestis kuidagi see shibari on läinud selliseks näitamiseks. Ma ei tea, kas see on hea sõna, aga või esinemiseks äkki või. Sest et kui, võib-olla mul on veel pikk tee kindlasti käia, aga kui otsida Eestis nagu vaadata seda shibari inimeste toimetamist või siis see kõik tuleb sinna, et mismoodi ma väljapoole näitan. Aga kui võrrelda Soomega, siis Soomes on väga palju seda, et mis tunne see tekitab, mismoodi see töötab. Saaragi on sul käinud siinsama sohva peale istumas, nii et temal on ju ka oma stuudio, kus ta nagu näitabki inimestele, mis tunne see on, mismoodi see töötab. Ja temal on ka see BDSM taust on väga-väga tugev ja väga pikk. Ja tema identifitseerib ennast BDSM-i kaudu. Eestis identifitseeritakse, sidujad identifitseerivad ennast joogade ja kõige selle kaudu, teraapia kaudu, mingite siukeste asjade kaudu. Et seal on hästi siukene nagu drastiline vahe. Õige või vale, ma ei tea, vahest ärritab, aga see on subjektiivne küsimus. Sa mõtled siis Reeli Markot nagu või? Näiteks. Jah, oled sa käinud nende juures? Ei, Reeli on üldse esimene nagu selline siduja Eestis, kellega ma olen lihtsalt võtnud taga ühendust, istunud maha, joonud Narva kohvikus tass kohvi ja rääkinud üleüldse, et mismoodi see maailm Eestis töötab. Tema rääkis nagu ütleme, tema rääkis oma selle poole ära. Kunagi nagu, aga ütleme, Reeli on väga hea näide. Ta on suhteliselt kuulus ka sellega. Ma olen osati nõus sinuga selle koha pealt, et kui mina alustasin shibariga, siis mina alustasingi Reeli juurest ja seal tegidki koos Virgega ehk siis tantraõpetajaga ja seal ta oligi siuke nagu, siis oligi siuke tantra ja shibari segu nagu, et sealt algas ja paljud, kes praegu tegelevad shibariga, see oli ka nende jaoks siuke alguspunkt. Aga ma ütleks, et viimased aasta või 2, kui nad selle köiestuudio on loonud Markoga, siis pigem neil on seal tantrasse seal kas peaaegu üldse on või see on ainult mingi soojendusharjutusteks olnud, et ütleme, tavaline see shibari, mis on see taevas, mis meil on, või see maa, siis need on suht tehnilised nagu, et see on nagu nii ja naa nagu, et ma ütleks, et seal kindlasti see element on endal vahel seal sees, aga ütleks, Marko pigem eelistab just see tehnilist poolt. Samas ma oskan niimoodi ise ka täpselt seda, nagu, ma ei tahaks nüüd mingisse ise omalt poolt mingisse raamidesse panna nagu, et aga ma küsin sul teistmoodi, kui mitmes köiestuudios sa oled käinud, kus nagu see minek, see nagu tegutsemine tundub selline, et sa vaatad, et kurat, äkki läheb vähe nagu liiga äkiliseks või liiga rajus? No, kui me näiteks räägime siis Alinast või Aljonast, siis tema on väga tehniline. Jaa, ta on väga hea. Et temal on siuke nagu null tantrat sensuaalsust, mis iganes nagu sina soovid. Ja siis, kui näiteks Ivo on nagu 100% siuke lihtsalt kohe riputame üles ja paneme valupõhja nagu, või nii öelda nagu, et ja teised Martin, ma ei tea, kas Martinit tead, et tema on ka nagu mitte tantra inimene nii-öelda, et ma mõtlen, kas ma üldse tean mingit tantra inimesi, võib-olla Tartust, temal, kes Tartus korraldab. See on põnev selles mõttes, et see kasutajakogemus vaata on erinev, kuigi me räägime samast asjast, sidumine on ja sidumine, eks ju, meie on see nagu, aga see point tegelikult on selles, et minu point tegelikult on selles, et asju saab teha hästi mitut moodi. Kes tahab
minu pääst sidugu või autoremondiga, see ei ole ju minu asi. Et aga minu point tegelikult on nagu selles, et Shibari on täis stigmoja. Seal on mingi stigmad sees, mida nagu paugutatakse ja siis on sellised, et meie teeme nii, me teeme õieti. Et tegelikult võt see on see osa, mis on nagu natukene selline, mis alati kriibib mind. Sest et Soomes on 2 koolkonda. Üks on see koolkond, kes ütleb, et kõik asjad peavad minema täpselt nii, nagu seal õpetuses on. Ehk siis, kui sa teed mingi fancy jaapanikeelse nimetusega asja, see käib nii. Punkt. Mitte mingit muud varianti ei ole. Ja siis on need tüübid, kes on sirgelt nagu see veendunud, et tegelikult, kui sa võtad need 2 noort inimest, keda huvitab, jube kihvt, mingi Kinoko on teinud mingi installatsiooni jälle, me läksime seda vaatama, see tundus jube lahe, tahaks proovida. Ja siis on see point, kes ütleb, aga mine võta random nöör, hakka proovima, sest tegelikult, kui sa oled põrandal, sa ei ürita üksteist ära kägistada nende nööridega, no kui viga sa üksteise teha saad, 2 täiskasvanud inimest, kelle suu on peas, no sa ei tee väga viga. Ja need on nagu 2 koolkonda, et teised on see, et kui sa seod mingi muu köiega, kui see tjuutni, siis kõik, maailm lõpeb selle koha peale ära, eks ju, siis on ketserlus, paneme tuleriidal põlema. No tegelikult ei ole niimoodi. Me kõik, sul on ka käinud inimesed, kes ütleb, jah, aga läksin ehituspoodi, ostsin nööri. Mina läksin ka ehituspoodi, ostsin nööri, kui ma alustasin. Ma ostsin ka ehituspoodi. Ja nii nad ju tegelikult algavadki ja siis ongi need nagu sellised, ütleme, et peab olema asjad on need, mis tegelikult pidurdavad seda nagu ka Shibari arengut või nagu levikut, levik on parem sõna. Sest et nendele lüüakse sisse see, et et oi, et nüüd nagu vigastused, eks ju, et kõigepealt räägime vigastustest. Siis me räägime sellele uuele inimesele ära mingi terve portsu asju, mis ta vaatab silmad suured, issand, ma ei jää elama selle järel ju. Mõtle, mis must tuleb, närvid katki, kõik on mingid rope burni täis. Kus ma lähen niimoodi? Eks tegelikult peab ju rääkima, tegelikult võiks alustada täiesti teisest otsast seda asja. Räägime selles, et tehke asju ja kommunikeeruge. Proovige asju ja vaadake, kuidas nad välja kukuvad ja kui huvi pakub, siis hakake lugema mingi kursusele, vaadake ringi, küsige oskaja käest, võtke netis kellegi nööbist kinni, enamik Shibari inimesi ju, kes ise seovad, nad on tegelikult täiesti valmis istuma suga maha ja rääkima sulle, mismoodi nad midagi teevad. Nad võib-olla ei õpeta sulle otseselt midagi, aga nad ikkagi räägivad sulle ära, mida nad teevad, sest BDSM on sünonüüm kommunikatsioonile, see muud moodi ei töötaks. Ehk inimesed on õppinud, kes juba BDSM-i poole peal on, need on õppinud kommunikeeruma. Nad peavad seda oskama. Seega nad õpetavad sulle ka või räägivad vähemalt sulle need põhiasjad ära. Et ma arvan, et neid stigmasid tuleks natuke välja kiskuda minu meelest nende asjade seest ja anda sellele Shibaril ja nööridel vabamat liikuda, sest stiile ja asju on nii palju erinevaid. Aga sa tahad öelda siis, et peaks vähem nagu safety't nagu jälgima siis või? Aga kus sa jälgid seda? Kui need 2 inimest oma magamistoas midagi toimetavad, ükstapuha, mida nad on kuulamas käinud, nemad ju tõlgendavad seda. Sa ei saa mitte mingil moel kontrollida, mismoodi nad aru said sellest, mida neile õpetati. Jaa, aga nagu, selles mõttes nagu tähtis on see, et sa tead nagu, et mis kohad võivad ohtlikud olla, mida nad võivad põhjustada ja kus on nende nagu, et see mina olen läbi nööride inimestele haiget teinud ja ma tean paljusid teisi sidujaid, kes on läbi nööride. Me kõik oleme. Jah, aga kas see nagu, see võid, selles mõttes nagu, need on hea, nagu neid saaks vältida, et selleks ongi need koolitused, kus nagu räägime safety'st nagu, et ja kuidas neid läbirääkimisi pidada nagu teise inimesega nagu, et see on väga oluline. Ma üldse ei vähenda seda osa, aga see on level 2. See ei ole level 1. Ma näen, et nagu sa ütled, sa oled ju käinud ka koolitustel, sul on käest kinni koolitatud ja sa oled ikka teinud haiget. Jah. Kui me välja jõudsime. Sind on koolitatud, sa ikka teed haiget, sest me eksime, inimene on ekslik. Ja see haiget tegemine õpetas sulle palju rohkem kui see koolitus. Sa suutsid siduda ära need kohad, et miks ta haiget sai tänu sellele koolitusele. Nii. Aga sa tead, et ta sai haiget, kuigi ma olen käinud koolitusel. Ja, aga ma lihtsalt korraks kuulsin seda, et sa ütlesid, et meil liiga palju
keskendume safety'le nagu, et see oli see, mis ma nagu lihtsalt selle peale kommenteerisin. Kindlasti. Õpetamisprotsessis küll, jah. Või tutvustamisprotsessis. Jah, no okei. ma tean, see on natukene nagu tekitab inimestes sihukest vastuseisu, mis mõttes sa niimoodi ütled. Aga tegelikult, nii on, sest me alustasime ju kõik samamoodi. Me ei teadnud safety'st mitte mida, me teadsime Sibarist, me nägime kihvte pilte, kus keegi oli riputatud kuskile. Palju rohkem minu meelest on kasu sellest, kui öeldakse, et ära riputa enne koolitust. Aga põrandad, jumal küll, seodan need käed ja jalad kinni, nagu nii need 2-19-aastased, möllavad nende nööridega 20 minutit, mis siis juhtub, eks ju. Siis pumbatakse higisena minna ja ongi kõik, sest see on see tegelikult, mis see drive on, mis neid edasi viib, et see, et nad pärast hakkavad sealt leidma muid elemente, see tuleb hiljem. Ma väga loodan, et see tuleb hiljem. Ei, kindlasti mängulisus peaks olema väga tähtsal kohal, kui sa alustad, ütleme, seda räägid ainult safety't, ütleme tund aega, siis on kõik nagu, siis muidugi inimestel ei teki nagu huvi. Aga ma arvan siiski, et kas või mingil määral tuleks rääkida ära nagu safety osa ka nagu, et... Jaa, mingil määral kindlasti peab rääkima. Kui minu meister hakkas mulle õpetama, siis esimene sõna, mis ta mulle ütles, oli see, et kui sa hakkad shibariga tegelema, sa arvestad varem või hiljem, sa teed kellelegi, vigastad kedagi nagu. Et kõige hirmsamate sõnadega alustas ja siis hakkas õpetama kõike muud nagu. Et minule just see hirm, et ma võin kellelegi viga teha, et see võib olla ohtlik, on see, et tegi mind nagu väga palju nagu ettevaatlikuks, et mis on väga hea olnud minu enda jaoks, kui mina olen õppinud shibarit, et see ettevaatlikkus, et ma võtan, et ma jah, aga ma mõistan ka sinu seda vaatenurka, et vahest kaob ära see mängulisus, kui sa lihtsalt oled, et sa võib-olla ei avasta uusi viise, sa ise ei leiuta, sa ise ei mõtle, ise ei improviseeri ja peab olema ainult õige nöör nagu, aga sa võid ka vahest käsist juhtmega siduda nagu. Ja siis keskendutakse nagu tegelikult ju millele, eks ju, sellele, kas ma teen õigesti. Sibaris ei ole õigesti ja valesti. Sibaris on see, et on elemente, mida sa saad kasutada ja siis on mingeid tüüpe, tegelikult Saaran mees õpetas, tema pealt ma õppisin seda väga palju. See, kuidas tema seob, on väga kihvt vaadata. Ta ei ole üldse mitte nagu standardsiduja. Tal nöörid lendavad sinna, tänne, kõik jookseb kuskilt. Ta on meeletud flow siduja. Mina seon ka niimoodi, ma seon. Mul ei ole see, et ma seon mingi asja valmis, see. Ja siis see sinna nagu kuidagi jääb, vaid ma seon kinni, harutan lahti, seon kinni, harutan lahti. See on siuke flow ja protsess kogu aeg. Ja seal ei ole enam tegelikult tähtis see, et kas need köied nüüd jooksevad täpselt nagu kõik lukud täpselt nii, nagu raamat ütleb ja nii edasi, vaid seal tulevad muud aspektid mängu. Ja sama minu meelest seda muu aspektist, sealt võiksidki alustada, seda üldse inimeste koolitamist, kui me Sibari koolitusest nagu räägime. Ja igalühel oma käekiri loomulikult ja peaasi, et keegi koolitab, see on väga, väga, väga tähtis, üldse ei alahinda, aga kui oleks siuke koolitus, et ongi, nii nagu sinugi see stuudios, on võrratu pehme pesa, kui sa paned siia paari põrandale ja viskad neile hunniku köisi sülle ja ütled, tehke, mida nad teevad, eks nad võtavad, arutavad need lahti, proovivad mingeid asju, mida nad on kuskil näinud, inimene on imiteeriv olevus. Mingi aja nad proovivad ja siis tuleb välja, et oih, nad ei jõua üksteisele veel selles faasis veel viga teha, värkimisväärselt. Ja siis nad jõuavad kohani, kus need nöörid hakkavad sõlme minema, see on ebamugav, hakkab tulema selline frustratsioon ja võt see on see koht, kus peaks õpetama hakkama. Et sõlmed jooksevad niimoodi, köied jooksevad niimoodi, sest nii on lihtsam, nii on sujuvam, nii on pehmem ja nii on kiirem lõpptulemus või kiirus tegelikult, kiire ei ole õige sõna selle juures, aga on olemas see lõpptulemus, mida on soovitud. Seega jäeti ära kõik, turvalisus jäeti ära kõik, loeng sinna otsa, anti inimestele kätte see, mida nad tahtsid. Tekitati see näljale väike siukene, nagu esimene näljapeletus sinna. Ja selle järel nad tekib huvi ja siis see materjal läheb kohale ka. Aga nii kaua, kuni me võtame need kaunid 20 inimest, paneme kaunisse saali istuma kõvale põrandale, kus neil on ebamugav.
ja seal ees on inimene, kellel on peotäis köisi, mida nad näevad 10 meetri kauguselt. Ja siis me hakkame rääkima sellest, et aga teil tuleb mingi räme rope burn ja närvid on kõik katki, nagu kui te valesse kohta selle nööri panete. Mida me saame? Me saame 20 hirmunud inimest, kes hakkavad väga tõsiselt mõtlema sellele kõigepealt, et kuidas nad äkki teisele kogemata viga teevad, sest keegi ei taha oma kallile inimesele viga teha, eks ju. Seega, no tegelikult, jaa, okei, need on minu traumad, eks ju, millega mina maadlesin 15 aastat tagasi, kui mina käisin koolitustel. Ja see on see sama, mis tekitas minus rämeda frustratsiooni, ma olen suhteliselt veendunud, et neid inimesi nagu, enamik inimesi on uudishimulikud lihtsalt ja tahavad teada, mis see on. Uudishimule tuleb natuke toitu anda. Olgu, siis mis on see, mis sina tahad ise järgmisena õppida? Jah. Jube hea küsimus. Ma tegelikult tahaksin Jaapanis ära käia. Tahaksin jõuda selle nagu, ütleme nagu alguspunktini. Sest tegelikult Sibari algusest on ka eriversioone, eks ju. Noh, oli ta siis vangide sidumine ja sõlmed selle pärast, et nagu tunneks siduja ära ja et ta saaks oma selle bounty nagu, või mingi muu asi seal. Need on erinevaid variante. Aga ma tahaks näha, mismoodi nad tegelikult Jaapanis teevad. Sest et Jaapani sidujad on olnud mulle hästi suur inspiratsioon ja nende naiste selline äkki see allaheitlikkus või, mis nendel on. Nad seovad ju tegelikult nagu katsurätt nukku, eks ju. See on natukene seal nagu teises servas äärmus, aga selles on mingisugune asi, mis minu ilmselt ka neid BDSM nagu tundlaid kõditab väga mõnusalt. Seda ma tahaks lähedalt näha ja nagu võimalikult autentselt. See oleks mõnus. Jaapani matkangi oleks väga hea. Jaapani BDSM klubis see trip on väga plaanis. Mida sa soovitaksid algajale sidujale või siis kogenud sidujale? Mis on sinu soovitus sidujale? Algajale soovitaks just seda, et kui keegi tahab hakata sellega tegelema, siis hakake lihtsalt tegelema. Võtke need nöörid pihku ja proovige üksteise peale ära, proovi enda peale ära. Inimesed ju, väga palju on ise sidujaid, see on hästi fancy maailm, ka üks asi, mida võiks ju tegelikult täitsa isegi proovida kunagi. Seal on omad asjad, aga kogenud sidujatele, mina ei tea, ma ei ole nii kogenud, et ma võiks kogenud sidujaid väga palju õpetada, aga rohkem seda, vähem näitamist ja rohkem sellist kuulamist äkki. Et see ei pea olema nii täiuslik ja ei pea olema nii fotogeeniline ja see, et on hästi pikad, laiad jooned ja kõik, ei pea ju olema. Ole sina, tee asju, mida sa teed. Mida sa mõtled näitamise all? Instagram on täis ju fancy sidumispilte, eks ju. Et inimesed ei postitaks Instagrami pilte? Võiks postitada, aga võiks postitada protsessi ka. Mis see tähendab? No, alati ei tule välja. Alati see sidumine ei hakka ju sellest kohast, et see inimene ripub vahva siukse suitsuvorstina seal bambuse küljes. Vaid see sidumine hakkab ju sellest, et on mingi hunnik köisi ja hakatakse peale ja see esimene sõlm võiks näiteks olla ka seal samal pildil. Sellest hakkas ja selleni jõudsime. Et see on protsess. Sidumine, et see oleks rohkem protsess. Sidumine ei ole see nagu produkt, mida me näitame inimesele, vaid sidumine võiks olla rohkem protsess. Okei. Siis, aitäh, et tulid siia podcasti, siis kui keegi tahaks siin leida või kuidas saab sinuga kuidagi kontakti? FetLife'ist leiab kurat Niki alt, kuutähega algab ja ega mind väga palju Eestis mujalt ei leiagi. Meie BDSM foorum on ka täitsa olemas Discordis, sealt leiab ka inimesi. Kas see on mingi avalik foorum? See FetLife'ist, kes otsib, see leiab. Selge. Hästi lihtne. Et jah, ikka võib tulla ja keegi kuskil ära tunneb. Ma ei tea, mille järgi veel hääl on keeruline, aga võib tulla jah, nagu varukast nügima ja küsima, et kuule oleks, kas sa oled see. Räägin hea meelega inimestega. Tänud tulemast ja siis edu sulle siis sidumisteekonnal. Ja sinule ka tore oli mõtteid vahetada.
aitäh.